teen salvestise teise masinaga, et Telegramist läheb üles ainult audio. Ehk siis tere järjekordset pühapäeva. Ma tean, ma olen oma tavalisest ajast varem eetris, aga seda ma teen sellepärast, et tänane ilm on jälle niisugune troopiline ja temperatuurid võivad tõusta väga kõrgele. Mis tähendab aga seda, et meie aparaadid ei pruugi vastu pidada ja mu endagi tervis ei ole praegu kõige parem. Tänase saate pealkiri on hirmud. Mulle pakuti ühte ja teist ja kolmandat teemat, aga hirmude alla saab panna ka kõik needsamad, mis mulle siis siin ennem pakuti. Ja kui me neid nüüd hakkame lahti mõtestama, siis saate ise ka aru, et tegelikult on see kõik süsteemipoolne hirmutamine ja kuna hirm kui selline on ürgsetest aegadest olnud üks võitle või põgene emotsioonidest, siis on see läbi aegade muutunud veidi teiseks. Kuna võitlevad meil tavaliselt sõdurid, samuti on energeetilises mõistes võitlus valgustöölistel. Ja kui me võtame selle võitluse tagant nüüd siis hirmu, et mida see siis tegelikult tähendab ja miks on hirmutunne kuidagi nagu moondunud. Aga moondunud on ta sellepärast, et meie ühiskond on surunud üksikinimese või üksikisiksuse raamidesse, kus ta tegelikult olema ei peaks. Siin on palju teha poliitikutel, siin on palju teha nii-öelda, kuidas need on need, sisuloojatel, mis iganes, kuidas nad ennast tänapäeval nimetavad, aga need on just need, et kellele tegelikult makstakse selle eest, et nad söödaksid ühiskonnale sisse sellist vaatenurka, mida siis inimesed peaksid süsteemi arvates teadma ja oskama. Mida rohkem me mõtleme selle peale, mida me peaksime oskama, siis näeme, et see, mida ühiskond meile püüab sisestada, ei ole sugugi see, mida me ka tõeliselt peaksime oskama. Alustame sellest, et kui me sünnime, alustame päris algusest. Me peame selle bioloogilise masina juhtimise selgeks õppima. Hästi. Kui meil on vedanud päritolu perekonnaga, siis meile seda kõike ka õpetatakse ja lubatakse teha oma vead, omad komistamised. Kui me aga oleme sattunud perekonda, kus
on olnud inimesel väga või noh, vanemal raske lapsepõlv, siis ta püüab seda kõike oma lapse puhul keelata. Ja see keelamine läheb isegi nii kaugele, et vanem püüab oma last kontrollida iga võimaliku ohu juures ja võtta temalt ära iga võimalus teha ise omad järeldused mingist ohuolukorrast. Väga hea õpetlik raamat selle ohu õppimiseks on laste muinasjutt Röövlitütar Ronja. Kes selle kirjutas, jään vastuse võlgu. Aga seal just ongi see, et tüdrukule ei mahtunud pähe, et nagu jah, et ole ettevaatlik, aga mida ta siis peab kartma? Ja selle asemel, et kärestikust eemale hoida, ta hakkaski käima kärestikust, et teda keelati kärestikule minna, et seal on ohtlik. Ja kepsles siis seal kivide peal. Mis siin siis ohtlikult on? Kui ta ühe korra karvupidi vette käis, siis ta sai aru küll. Ahaa, aga see ei andnud talle veel põhjust selleks, et nagu okei, käisin karvupidi vette, aga mis selles siis halba on? Ja ta treenis ennast selliseks siis, et ta oli võimeline hüppama üle 2 hõimu või lahutavat kuristikku. Lihtsalt sellepärast, et ta ei võtnud kuulda vanemate püüdu teda eemal hoida ohtudest. Tema läks neid ohtusi kontrollima ja katsetama, et ise aru saada, mille eest mind siis tegelikult püütakse kaitsta. Kui sa saad aru, mis on tõeline oht ja mis on ühiskonnale peale surutud manipulatiivne oht. Ehk siis sulle räägitakse, et kõik on nii hirmus, sa pead kartma, sa pead eemale hoidma, aga samas kõik see nii-öelda ohutu on kordi tervisele ohtlikum. Nii vaimsele tervisele kui ka füüsilisele tervisele. Ma usun, et ei ole vaja kellelegi enam üle korrata seda, et meie poest saada olevad toiduained ei ole sugugi enam nii tervislikud, kui need olid vanasti. Loomulikult ei saa öelda ka seda, et vanasti olid need toiduained 100% puhtad, sest ka siis alustati juba erinevate taimekaitsevahenditega ja ka siis tegelikult oli juba liikumisi, mis rääkisid, et ei ole vaja seda keemiat sinna panna, selle keemilise elemendi saab looduslikust vahenditest kätte. Siis muidugi teiselt poolt kinni makstud teadlased, kes siis väitsid, et ei, vaata, sa pead naturaalset looduslikku endale manustama suured kotitäied, kui tegelikult kogu see vajalik toimeaine on olemas selles ühes väikeses piluljas. Ja sedasi pannaksegi meid kogu aeg uskuma, et heaolu ja tervis tuleb väljapoolt.
kas see on enesepettus? Enesepettuseks muutub see siis, kui sa usaldad kinni makstud suunamudijaid ja arvad, et sa ise ei saa mitte mingil juhul olla piisavalt tark, et iseenda eest otsustada ja vastutada oma tõelise heaolu eest. See on enesepettus. Kui sa aga hakkad sellest välise juhendist välja ronima, siis tekib see olukord, et kui sul on pori sees hea, siis sealt välja ronides muutub see pori pigiks. Sealt välja ronida on väga keeruline, väga raske, füüsiliselt, vaimselt, sest sa pead murdma oma eelnevaid mõttemustreid. Ja kui meil on tugevalt sisse söödetud just nimelt see mõttemaailm, et ma ei saa olla piisavalt tark selleks, et otsustada omaenda elu eest, siis tekibki see koht, et ükskõik mida sa tunned, tajud, ükskõik mida sa iseenda kogemusest, iseenda tunnetest, tajudest saad nagu vastupidise tulemuse, et nagu, mis asja te mulle ajate, et aga ma ju ma saan ilma nendeta hoopis paremini hakkama. Ja siis käivitub väline maailm, välise maailma loodud mustrid ja inimene pidurdab oma arengu. Ja pidurdab oma arengu lihtsalt sellepärast, et ei, see on enesepettus. Samas mitte midagi, mis toimub sinu enda sees, ei ole enesepettus. Enesepettus on just nimelt see, kui sa lõpetad iseenda heaolu eest otsustamise, omaenda olukorra analüüsimise, sa lõpetad seoste tegemise. Täna hommikul jagati minuga päris mitu unenägu, mis tegelikult suure pildina rääkisid kõik ühest asjast. Ühiskond on jagunenud nii-öelda zombideks ja elavateks. Ja zombid kui sellised, ei, loomulikult nad liiguvad ja ei, nad ei haise nagu laibad, aga nende mõttemaailm on fikseerunud puhtalt ainult sellele, mida annab meedia, mida räägib mõni suunamudija ja seda kõike võetakse puhta kullana. Kui ma veel koolis käisin, tehnikumis nimelt, oli raadios saade ei tule enam see saate nimi meelde. Ühesõnaga, uudiste ümberpööramine ehk siis libauudised. Ja paljud neist olidki niimoodi, et nad olid tehtud ümberpöördult sellele, mis tegelikult uudistes oli. Ja päris mitu korda oli see, et nagu okei, ma saan aru, et need on libauudised,
aga miks mul on tunne, et aga tegelikult see ongi nii? Ehk siis peavoolumeedia jagas uudiseid, mis olidki ette nähtud selleks, et maskeerida tõde, maskeerida seda infot, mis tegelikult oli, et inimesed sellele ei pööraks tähelepanu. Viimase aasta jooksul olete kindlasti märganud, mismoodi valitsuses tehakse lükkeid just siis, kui on mingi skandaal. Olgu see siis keegi inimene tegi miskit kuskil, mingi jama ja hiljem kuuleme taga samal ajal, kui ühiskonna silmad või siis inimeste või siis orjade silmad olid pööratud sellele skandaalile, suruti läbi Riigikogus järjekordne maksude projekt või siis viimase raksuga maksude kehtestamise juba otsus. Miks seda tehakse? Aga tehakse sellepärast, et nad teavad, et see on tegelikult inimeste vastu, elu vastu. Nad teevad seda nii-öelda viimaste hingetõmmetega, sest asjad on keerulised ja lähevad veel keerulisemaks. Meil on väga palju informatsiooni ja väga palju desinformatsiooni. Ja sel hetkel, kui see tõene informatsioon tuleb pinnale, siis olete kindlasti tähele pannud, mismoodi kohe kiiresti lendavad peale nii-öelda just nimelt need suunamudijad, kes on makstud selle asja muutmiseks ja hakkavad esiteks seda asja maha tegema, selle üle irvitama, lihtsalt sellepärast, et ei, see ei saa olla tõsi, et nagu lõpetage ära, see ei ole teaduslikult tõestatud. Viimasel ajal ma olen ise märganud, et seda teaduslikult tõestatust enam nii väga ei kasutata, sest see enam ei kanna. Inimesed on kõik läbi elanud selle COVID-i teema, paljud toidulisandite teemad ja mida aeg edasi, seda rohkem ujub pinnale sedasama tõelist. Ja see tõeline on nüüd mitte selles mõttes, et vaat see on nüüd see ainuõige, vaid see tõeline näitab nende manipulaatorite tõelist nägu, nende eesmärgid, nende soovid ja võite täiesti veendunult arvata või öelda seda, et nende eesmärk ei ole elu kaitsmine. Ükskõik, mis kujul see elu on. Inimelu, looduse elu. Kõik, mida tehakse, on selle hävitamine. Ja
kui seda nüüd võtta, kui ja nii ongi ja seda muuta ei saa, siis jah, siis võibki minna lähimasse poodi ja osta jupp nööri ja seepi, et see nöör paremini libiseks ja minna riputada ennast kuskile. kuna aga olete ehk juba aru saanud, et ma ei räägi siin asju selleks, et teid hirmutada. ma räägin siin asju võib-olla vahest natukene soolaselt või pipraselt, sest te peate õppima ise mõtlema. Te peate õppima ise analüüsima. Ei tohi olla sellist suhtumist iseendasse, et ma ei ole piisav, et enda eest otsustada. Ma ei ole piisav, et ma teaksin, mida minul on vaja. Ja tihtipeale inimesed küsivad, et aga no ütle siis mulle, mida minul on vaja. Sorry, kullake. Seda ei saa mitte keegi teine väljaspoolt öelda. Väljaspoolt saadakse öelda seda, mida sa parasjagu teed, kuhu sa sellega lähed, missugune on selle suuremas pildis tulemus. Ja loomulikult seda, mis sa oled. Aga see, mida sa hetkel vajad, peab tulema sinu enda seest. Ja see peab tulema sinu enda seest sellepärast, et ainult sina ise saad öelda endale, et nii, see käitumismuster, mida ma olen terve elu kandnud, enam minu elu ei toeta. No kui me lähme praegu vägivaldsete suhete juurde, siis jumal tänatud on veel selliseid MTÜ-sid, kes seisavad vägivalla ohvrite heaolu eest, ehk siis naiste turvakodud, meeste turvakodud. Vot meeste osas ma ei tea, kas Eestis on enam, aga naiste turvakodud veel on ja need on salastatud. Need on salastatud just sellepärast, et vägivaldne partner ei jõuaks selleni. Kuid selle otsuse, et sellest vägivaldsest suhtest lahkuda, peab tegema ohver ise. Nii kaua, kui ohver istub arusaamas, ma ei ole piisav selleks, et teada, mida minul on vaja. Vot see on enesepettus. Sest sa ei usu iseennast. Meil on väga tihti sellised olukorrad, kus meist sõltub väga paljude inimeste elu. Hästi. Sa mõtled teiste peale, sa vaatad, et teistel oleks kõik olemas. Ja nüüd tekib minul küsimus. Aga mõtle nüüd selle peale, kui sind võetaks võrrandist välja. Sa oled kogu aeg olnud ja nüüd ühe korra enam ei ole. Parimal juhul oled surnud, halvemal juhul oled teovõimetu ja nende inimeste hooldada. Kes siis nende eest hoolt kannab? Seega esimese kohana tuleb teil
seista hea iseenda tervise eest. täiesti veendunult iseenda tervise eest. nüüd ma ütlen midagi, mis kindlasti ei sobi nii-öelda peavoolumeditsiinile, aga isegi kui arst kirjutab teile pihutäie tablette, tehke endale selgeks, mida mingi tablett teie kehas esile kutsub. ma ei ole meditsiinivastane, kaugeltki mitte. aga kui sa lased enda kehasse panna kehaväliseid aineid, mida su keha tegelikult ei vaja, aga ravimitööstus on otsustanud teha sinu peal inimkatseid. ja siis, kui tekivad tagasilöögid, siis mitte keegi selle eest ei vastuta. haigutatakse käsi, järelikult see ei kõlba. ja rõhutakse sellele, et mõtle, kui hea, et nüüd näed, teised ei saa. mida kuradit minul on sellest, et teised nüüd ei saa samasuguseid kannatusi, kui minult neid kannatusi ära võtta enam ei õnnestu. on ravimeid, mis aitavad kohe, aga tekitavad sõltuvust. on ravimeid, mis kohe nagu ei tunne, et ta mõikaks, aga samas ta ei tee ka midagi halba. ja sa tajud alles selle ravimi või siis preparaadi kasutoimet mõni aeg hiljem. võib-olla isegi nädalane kuur on läbi tehtud ja oled leidnud, et ei, see ei mõju mitte kuskile. ja alles siis, kui sa seda preparaati enam ei tarbi, korraga tunned, et nii, aga nüüd on nosedive. see preparaat on pikatoimeline, see preparaat peab õpetama ajul toota õigeid hormoone, õiget ajukeemiat. samas on võimalik täiesti leida taimsed preparaadid selleks, et hoida neid tasakaalus. kuid kui sa oled juba andnud enda õiguse enda keha eest vastutada, oma tervise eest vastutada kellelegi teisele, siis tihtipeale tekibki see olukord, et need, kellele sa selle vastutuse oled andnud, peavad sind kui laborirotti ja sinu enda tervis on selleks hetkeks juba nii tuksis, et isegi kui sa teadvustad, et asjad läksid sealt ja sealt metsa, siis muuta seda mustrit on juba väga keeruline. mitte võimatu, kindlasti mitte võimatu, sellepärast et absoluutselt iga käitumismuster on võimalus muuta. seal on KKT, käitumiskognitiivne teraapia, mis siis keskendubki 3 väärtuse peale. käitumine, teadmised, uskumused. ja seda täisnurkset kolmnurka sa võidki panna täpselt ühtemoodi keerlema, sellepärast et ükskõik millise peal sa hakkad teisi muutma, see toimib. sa muudad ära oma uskumused, sinu mõttemaailm. sa hakkad nägema asju laiemalt, sa hakkad nägema, mis su ümber tegelikult toimub. seega, kui sa juba uskumused muudad, siis sa hakkad otsima ka teistsuguseid käitumisi.
või siis hästi, uskumused olen muutnud, otsime nüüd teooriat sinna kõrvale. Teooriat otsime kõrvale ja samas muutub meie käitumine. Need 3 väärtust on absoluutselt igasuguse käitumiste mustrite muutmise aluseks. Olgu see sõltuvused, olgu see suhted, olgu see elu. Ja alati on see kinni tegelikult ikkagi meie enda mõttemaailmas. Mitte keegi teine seda muuta ei saa meile öelda, et vaat see on sulle nüüd see kõige parem. Ei. Ka mina siin ei ütle teile, et vaat see on ainuõige, mida te teha saate. Kui te ei ole veel jõudnud selle arusaamiseni, siis see info jääb kuskile ajukäärkude vahele. Ja kui ühel hetkel teie enda mõtlemises või arusaamises on tekkinud sellele vaatele piisav pinnas, siis see tuleb meelde. See info tuleb meelde, te võib-olla ei vii isegi kokku, kus kohas te seda kuulsite ja te hakkate seda enda sees edasi arendama. See ongi teekond iseenesesse. Ja miks ma alustasin hirmust? Hirm on see koht, kus kohas me teeme iseendale pidurid. Me ei usalda iseennast, me ei usalda oma tajusid. Me võtame puhta kullana seda, mida meile söödetakse läbi meedia, mida meile söödetakse meile oluliste täiskasvanute poolt ja miks ka mitte meile oluline partner, kes siis kasutab meie heatahtlikkust lihtsalt kui tema vajaduste lahendajat. Loomulikult on sellised olekud või sellised olukorrad, mul hakkavad sõnad sassi minema, sellised olukorrad vajalikud just selleks, et sa ise ühel hetkel taipaksid ära, et oot, et see ei ole nüüd küll päris see, mis nagu mind teeniks, et jah, kui minul on kõik täidetud, siis ma võin talle ju seda asja kõike võimaldada, ma võin talle seda pakkuda, see ei võta minult tükki ära, see isegi annab juurde, sest ma tunnen, et ma olen andnud parimat ja inimene, kes selle vastu võtab, oskab seda hinnata. Kui aga tekib see olukord, et inimene enam ei väärtusta, vaid nõuab. Hästi. Alguses annad. Ma olen ju kogu aeg andnud. Annad. Tuleb jälle. Okei, ma annan sulle. Aga ta lüpsab seda nii kaua, kui sinul ei ole enam mitte midagi anda. Ta on sind tühjaks lüpsnud. Ja ta ei anna sulle mitte midagi tagasi. Ei energeetiliselt, ei emotsionaalselt, ei isegi kogemuslikult. Mis siis? Sul on minimaalselt 2 võimalust. See on minimaalselt. Seal on variatsioone veel palju. Sa kas lõpetad selle inimesega koostöö igasuguse. Ja ei ole oluline, kas ta on su pereliige, kas ta on su sugulane, kas ta on su ülemus, kas ta on su kolleeg. Sinu enda vaimne tervis on oluline. Ja seejuures sa ei põgene, vaid sinu kohustus on kehtestada oma ruum.
ma tean, paljude jaoks tähendab kehtestamine võitlust ja kaklust. kaklus on see siis, kui sa tungid teise ruumi. kui sa aga suudad teise lihtsalt endast eemale lüüa, oma ruumi piirini. ole teisel pool samasugune sitapea, nagu sa oled tahtnud olla. minu ruumi sa ei astu. ja siinjuures ei oma tähtsust, et ma sind enam ei armasta. hinge tasandil on see hoolivus ju siiski alles. ja see teebki tegelikult tihtipeale nende suhete juures asja keeruliseks. sest kui arvatakse, et et kui ma nüüd teda endast eemale löön, siis ma ju teda ei armasta. Et aga kuidas ma ju armastan? Armastadki. Aga kurat võtaks, esimesena pead sa armastama iseennast. Ja kui sa muudad iseenda armastamise enesepettuseks, väites, et no see ei ole ju õige, ma ikka ei saa niimoodi, vaata mind mõistetakse hukka kohe. Siis see tegelikult on hirm mitte olla kellegi teise jaoks midagi. Ja see on selline omamoodi jabur ütlemine, eks ole. Aga see ongi see, et see, mida meist oodatakse, on väga tihti täiesti mõistusega püüdmatu. Aga me püüame siiski olla nende jaoks neile sobiv. Niisiis. Esimesel kohal pead sa olema sobiv iseendale. Kui sa oled iseendal keelanud ära iseendale sobiv olemise ja püüad veri ninast väljas olla sobiv kellelegi teisele, siis sa ei ela enda elu, vaid sa elad kellegi teise elu. Inimesed kardavad olla üksi. Ja tuleb see tegelikult sellest samast karjalooma mentaliteedist, et massis peitub jõud. Loomulikult peitub massis jõud. Aga karilambaid võib püüda väravast läbi minna ka siis, kui aeda selle värava ümber enam ei ole. See, kes aga näeb, et nagu olukorrad on muutunud, võtab ka reaalselt oma mõistuses selle piirangu maha ja suudab edasi minna. Teised otsivad seda pudelikaela ja püüavad sealt läbi minna. Mida siis tähendab avardumine? Just nimelt sedasama, et sa suudad enda elus maha võtta need piirangud, mis enam ei ole kohal. Neid ei ole enam. Vanem põlvkond on surnud ja sa hoiad kramplikult kinni mingitest nende ette kirjutatud raamidest. Tuletame meelde seda lihaküpsetamise lugu, kus tänapäevased suured pannid, lapselastel juba raha rohkem, ahjud suuremad. Ja liha, mis sinna panni peale pannakse, lõigatakse ikka samamoodi, kui vanaema lõikas seda oma väikese panni peale lihtsalt selle
mõttega, et aga tal ei mahtunud see sinna ära. kui olukorrad muutuvad, siis peavad muutuma ka meie enda sisemised hinnangud. Hinnangud on sellised, mida me tassime kaasas just tänu sellele, kuidas meid on kasvatatud, tänu sellele, mis on selle ajastu süsteemile vajalikud ja huvitav on see, et siiani, kui süsteem kui selline on muutunud, hoitakse 10 küünega kinni nendest hoiakutest ja raamidest, mis siis olid peale sõda. Ehk siis eelmine kord me rääkisime mehelikest naistest, sellepärast et sõda oli võtnud mehed ja naised pidid selle kõigega hakkama saama. Tänapäeval on siis naised enamuses kahes äärmuses. Kas siis meeste vihkajast feministid või siis tühipeaparbid ehk siis trofeenaised. Loomulikult mõlemal on omad sügavad haavad ja raamid seal ümber. Ja täiesti nõustun sellega, et nendele naistele sobib see elustiil, mida nad elavad. Aga see, mida mina räägin, on see, et aga kui sa tunned, et sa ei ole enam väärtus, kui sa tunned, et see roll, see ühiskonna arusaam, see keskkond enam ei sobi, siis vaata esmalt iseendale otsa. Ja iseendale tuleb otsa vaadata mitte sellepärast, et issand, milline värdjas, vaid pigem see, et okei, ma kandsin seda rolli nii kaua, kuni see toetas minu elu. Nüüd on küsimus selles, miks ma seda rolli edasi kannan? Kas hirmust? Et ma ei ole järsku kellegi teise jaoks see miski, mida tavaliselt ei suudeta isegi lahti rääkida, mis asi see on, mida püütakse teise jaoks olla. Ja kui nüüd ühel hetkel kaob ära see, kelle jaoks sa oled püüdnud olla miski. Aga sa ei ole iseendaga teinud tööd nii palju või iseennast nii palju mõistnudki, et sa mõistaksid, kes sina tegelikult oled. Mida sa iseendale oled. Ja sealt tekivad igasugused kriisid iseendas, sealt tekivad tervisehädad. Loomulikult tervisehädad tekivad ka igasuguste ennast hävitavate mõttemustritega, aga see ei ole tänase päeva niisugune päris teema. Siin on pigem see, et kas sa petad iseennast ja kujutad ette, et sa oled midagi kellegi teise jaoks või sinu peas on kujunenud arusaam, mida sina tunned, mida sina näed, mida sina tajud. Ja see, kui teised ei näe täpselt sedasama, mida sina enda nägemustes näed, see ei oma tähtsust. See on sinu sisemise maailma reaalsus. Ja see ei ole mitte mingil juhul enesepettus.
enesepettuseks muutub see siis, kui sa püüad seda sisemist pilti, kuvandit suruda peale teisele. Ehk siis täpselt seesama koht, et sa püüad olla kellegi teise jaoks midagi. See tähendab, et teine on sinu jaoks loonud mingisuguse karbi ja sa istud seal sees, mõistmata, et sa isegi ei tea, mis selle eesmärk on. Ja kui sa nüüd võtad nagu päriselt iseendale vastutuse selle eest, mis sa iseenda sees oled, siis ei ole enam tähtsust, kui sa tunned, et sa armastad kedagi. No ja siis see tunne on minu enda sees. Kui sa ühel hetkel tunned, et ei, et see asi on ennast ammendanud. Sa armud uude inimesse. Aga see tunne on sinu sees. Sinu asi ei ole kellelegi teisele seda peale suruda. Enesepettus tekibki just siis, kui me püüame panna enda reaalsust teistele peale. Lihtne. Aga kuna me elame ühiskonnas, kus õigustatakse teiste taga nuhkimist, õigustatakse teiste elu elamist, õigustatakse seda, et sina pead olema minu suhtes heatahtlik sellepärast, et mina sind armastan. Oh jessas, mul hakkas pea valutama selle peale. Et ühesõnaga, me ei ole enda sisemise maailma suhtes ausad, kui me hakkame eeldama seda sama väljastpoolt. Kui me aga oleme iseenda sisemise maailma suhtes ausad, siis tegelikult muutub polaarsus. Ja sellised tegelased, olendid, loomad hakkavad meie ruumi lähenema just tänu sellele, et meis on olemas see terviklikkus. Nemad on püsinud kuskil peidus sellepärast, et nad on arvanud, et neid ei ole vaja, et nad on katki, nad on üksi. Aga lahendus sellele ongi see, et kui sa mõistad lõpuks, mis sina tegelikult oled, mis on sinu tervik, siis hakkavad sellised inimesed koonduma. Inimesed, loomad, olukorrad just selle järgi, mis on meie sees. Kui me kanname ennast pettumust sellest, et vaat näed, mina tunnen enda sees selliseid asju ja tema näed on nii sitapea, et üldse ei tunne neid asju. See ei ole sinu asi, mida tema tunneb või tunneb. See, kui sa teed kaubandustehingut, nii-öelda, eks. Mina tunnen nii, vahetusraha, sina pead nüüd tundma minuga nii. Nii see asi ei toimi. Ja mida sa endale sellega teed? Sa teed endaga sellega veel selle raskuse, et sa piltlikult öeldes sa jood mürki ja loodad, et teine sureks ära. Solvumine, viha kandmine. Sa jood igapäevaselt iseenda keedetud mürki selleks, et teine ära sureks.
kui nüüd loogika käima panna, siis ei ole ju, see asi ei tööta selliselt. Ja tegelikult, kui me nüüd võtame asja vähe teise nurga alt, siis on see kinni just nimelt seesama omandi teema. Mina omastan sind, mina maksan sulle oma tunnetega, sina pead minuga käituma nüüd vastavalt. Teisest küljest on see samune enesepettuse teema, et mina nüüd loodan ja usun, et sina tunned minu suhtes sama. See on enesepettus. Kui sa aga mõistad seda, et igaühe sisemine maailm on just nimelt tema sisemine maailm ja kui ta seda sinuga jagab ja sul ei ole selle vastuvõtmiseks sellist kohta veel, siis ei ole vaja teda halvustada, ei ole vaja teda vihata, vaid ongi see koht, et nagu jah, aitäh, ma olen meelitatud, aga minus ei ole seda veel. Ja kui nüüd teine mõistab ka seda, et tegelikult ei olegi ju tähtis see, et kui minu sees on tunded, et teine peaks tundma sama. No räägime armastusest, eks. Armastus on ju selline, et kui sa suudad, kui sul on selle inimesega, olgu siis mentaalselt, olgu siis füüsiliselt, mingi suurepärane elamus olnud, sa oled temaga ennast kõrvuti tundnud väga hästi, siis sul on olemas mälestus tunnetest, tajudest, mõtetest ja sa saad selle mälestuse najal luua endale selle sama tunde oma kehasse. Kui sa oled selles tundes, tähendab, sa muudad oma terviklikkuse energiat, sagedust. Ja see ei ole enesepettus, see on enese tervendamine. Ja see, mis on kunagi head olnud, seda ei saa võtta, oli ja läks läbi. Ja siis kahetseme pealekauba. Miks? Miks me püüame head asju unustada ja seda, kui keegi on meie suhtes, meie arvates olnud ülekohtune, siis seda olukorda me ketrame enda sees, väga pikalt. Sellega me loome enda terviklikkuses just nimelt selle mürgise energia. Ja mis tegelikult paneb meid seda mürgist energiat enda sees tootma, on taas kinni hirmus. Et ma ei ole piisav, mind ei võeta enam kunagi minuna, aga sa ei ole teinud endaga sedagi koostööd, et mõista, mis siis on see, mida sa tegelikult oled. See sinu tõeline olemus. Nüüd selle viimase nädala jooksul oli mul hästi tore kogemus, kui mulle tehti tagasiside nende meditatsioonide kohta, mis ma YouTube'is olin üles pannud. Ehk siis valumeditatsioon, siis avastati meelelabori loomine ja kolmandaks läks siis eelmiste elude tervendamine. Ja huvitav on see, et inimene läks juba läbi valu meditatsiooni eelmistesse eludesse. Ja ta sai
teadlikkuse sellest, miks tema olukorrad on siin täna just sellised, nagu nad on. Enda jaoks need algpõhjused lahti lahata ja mõista, et ahaa, et siis toimusid need asjad selliselt. Praegu toimuvad täpselt samad. See tähendab, mul on vaja sellest midagi selgeks õppida, ära lahendada ja see teema jätab mind rahule. Ehk siis mitte midagi sellest, mis toimub meie enda peas, ei ole fantaasia, ei ole väljamõeldis, vaid see on meie sisemises maailmas olev reaalsus. See ei pruugigi olla füüsilises siin 3D reaalsuses paikapidav, kuid mida rohkem sa paned tähele seda, mis toimub selles reaalsuses, seal sinu enda sisemises reaalsuses ja kui sa seal suudad asju ära lahendada ja sa näed, mismoodi see muutub ka väljas. Võib-olla asenduvad inimesed su ümber, võib-olla kogu see maailm su ümber võtab ja muutub. On selline termin nagu Mandela efekt. Ma olen seda ka eelnevalt kasutanud ja seda teemat üldse puudutanud. Et kui sa suudad selles sisemises maailmas, selles dimensioonide vahelises maailmas, kus mina käin siis iga öö põhimõtteliselt toimetamas, sa oled mingi olukorra muutmise juures, sa oled üks nendest, kes seda olukorda muutsid. Ja sa ärkad üles ja sinu ümbritsevad inimesed sellest ei tea enam mitte midagi. Sellest olukorrast, mis hakkas ennast üles keerama, enam ei tea keegi mitte midagi. Küll aga teavad selle olukorra algpõhjuseid need, kellega koos sa seal dimensioonide vahel seda olukorda lahendasid. Ja seda nimetataksegi Mandela efektiks, et inimestel on erinev mälestus olukorrast. Ja Matrixi filmis oli see glitch, ehk siis see, kui must kass jooksis 2 korda ekraanist läbi, eks ole. Ja kohe märgati, et ahah, midagi muudeti kuskil. Praegusel hetkel oleme need muutjad me ise ja seepärast ma rõhutangi seda, et ärge püüdke suruda peale oma õigust, vaid jälgige mängu. Ükskõik, mis olukorrad te olete kuskil lahendanud, ükskõik, mis olukorrad selles reaalis on laabunud, ei ole vaja hakata vaidlema kellegiga, kellel on sellest olukorrast teistsugune mälestus. Sest nad ei saagi seda mäletada. See on eest ära võetud ja asendatud juba uue reaalsusega. Nii, aga tänaseks kõik. Ma näen, et auditooriumis oli päris mitu inimest ja tulite õigel ajal levisse, aga panen audio salvestise kohe üles. Telegram vist viskab selle üles. Video läheb YouTube'i ja siis saab sealt vaadata. Ehk siis, nagu tavaliselt, olge kaitstud omaenda südameväes, püsige siin ja praegu ja meenutage tunnet oma suurepärastes olukordades. Tänaseks kõik. Kohtume järgmine pühapäev.